See on Lexus LS 460 ja see on minu Lexus LS 460. Kui mõistlik inimene ostab endale liisingusse, võtab Octavia, siis on olemas selliseid sadiste, kes mõistlikke otsuseid ei tee. Üks nendest sadistidest olen mina ja vaatame siis, mis saama hakkab. Igatahes tegemist on 4,6 liitrise Lexusega, väga vana, peaaegu 20 aastat, aastast 2007 on see. Ja mis ma öelda oskan? Võti on siin ja võin öelda, et mina tegelikult autodest mitte midagi ei tea. Ei ole neid parandanud, olen võib-olla gaasipesu vedelikku vahepeal sisse pannud. Seda ohtlikum kogu see projekt olema saab, aga ma sain just võtme kätte ja vaatame siis, mis ma sain. Ostsin üsna põrsa kotis, nii et V8 Lexus on see, mida ma olen alati endale tahtnud. Ja nüüd ta siin on. Kuidas see lahti käib? Hea küsimus. Siit, ei. Aha. Nii. Põmm! V8. Aga ega siin midagi vaadata ei ole, on ju. Kõik on suurte katete all. Vaatame äkki. Teeme siin katte siin korra lahti. Suur plastikkated on. Ja peab ütlema, et see näeb väga hirmus välja, väga keeruline. Ausalt öeldes, mida rohkem ma seda värvi vaatan, praegu on see auto muidugi siin sitane, aga sellega ka kindlasti jõuame tegeleda. Mida rohkem ma seda värvi vaatan, seda rohkem see mulle meeldib. Ja mina rumal inimene muidugi ostan autosid lihtsalt värvi põhjal ja mootori põhjal. Väga palju selliseid LS selles värvis ei liigu, enamasti on nad kas kuldsed, hallid või ka mustad. Aga selle Lexuse värvi nimi on Smoky Granite Mica. Nii et suitsune graniit, ütleme niimoodi. Aga vaatame üle, tuled väga, natuke juba hakkavad hajuma, võib-olla tahavad poleerimist siin. 18 tollised mingid Monaco väljed, mis tegelikult tunduvad mulle päris korralikud. Ei ole väga äärekiviga pihta saanud. Nii all on meil praegu naelad ja kuna suvi tuleb, siis tuleb ka sellega tegeleda, tuleb suvekad panna. Nii, kere tundub mulle üsna korralik. Ma ei näe roostet, mis on siis Lexuste kõige suurem probleem. Ja soft close peaks töötama nüüd. Töötab, väga hea. Nii, siit poolt kere tundub jah sirge. Üks asi, mis on vaja kindlasti teha, on katuseluugi vahetus, sest see on siin, see pidi olema ka tüüpviga, et see tihend on siin nagu täiesti rabedaks muutunud ja täiesti ribadeks põhimõtteliselt. Katuseluuki praegu pigem mitte lahti teha, ma arvan. Opadi! See on ulme, mis siin toimub. See on nagu ju täiesti tugitool. Mis me siit näeme? Meil on istme jahutus, et suvel perse ei higistaks. Meil on istme soojendused. Meil on erinevad sport, comfort mode'id, mida me siin valida saame. Topsi hoidjad ilusti, siin on juba pudel olemas. Must sisu nagu kuidagi säilib nendel Lexustel palju paremini. Minu esimene Lexus oli kusjuures kogemata võidetud oksjon. Mõtlesin, kammisin auto 24, mõtlesin lihtsalt proovin, kuidas see käib ja ostsin endale 740 € eest IS 200, millel polnud ei katte all, ei ülevaatust, mitte midagi. Ja mul ei olnud isegi veel lube siis, aga järele ma talle kui autoparki läksin ja kusjuures müüsin ta maha 20 € kallimalt, 760 € eest. Tagaiste. Siin on esiiste on juba väga kokku, väga taha lastud, aga ruumi on ikkagi. Mis meil siin optsioneid väga ei ole, küll aga meil on istme soojendus taga. Ja pärast vaatame, kas see vari ka siin töötab. Nii,
mis meil siin on? Siin on lihtsalt väike sihuke pardatšokk ja siin on huvitav koht, et saab siit liigutada istet. Seda peab töötama, vaatama, kas pärast töötab. Nii, meil on siin ilusad peeglid. No, vaadake seda. See on Lexuse nii-öelda iseloomustus. Kuidas see tuli tööle tuleb? Ta ei lähe lihtsalt põmm tööle. Ta vaikselt tervitab sind nagu hommikune päike. Nii, esimene proovisõit uues Lexuses. Või väga uues, jah. Läbisõit on meil 240 000. Et nii uus ta täpselt on, aga Lexuse jaoks on see muidugi ainult sisse sõitmine. Ja selle autoga tuleb õppida liiklema, sest see on 5 meetrit pikk, 2-tonnine loom, elukas. Vastu äärt ja vastu põhja, väga ilus. No ausalt öeldes siin istudes on tõesti, sa istud nagu tugitoolis. Et see tool on, no ma ei ole kuskil mugavamat tooli või istet tundnud. LS on tegelikult siis Lexuse üüratu kallis projekt, mis sai alguse 80-ndatel, kus nende eesmärk oli teha maailma parim auto ja siis siseneda USA turule ja hakata teiste luksusautodega, peamiselt muidugi Mercedese S-klassiga võistlema. Ja Jaapani perfektsionistid, nagu nad on, võtsid selle asja ikka väga korralikult sisse, väga korralikult ette ja juttude järgi panid siis esimese LS generatsiooni LS 400 arenduse alla $1 miljard. Näiteks, mis nad tegid? Nad ehitasid Jaapanis ühe tüüpilise USA maja maketi nii-öelda, et minna USA inimese või ameeriklase hingeellu paremini sisse ja saada aru, mida nad tahavad. Nad tegid tohutult muidugi testisõite siis S-klassidega, et saada aru, mida konkurendid teevad. Ja terve minu arust 80-ndad kestis see arendustöö, seal oli tohutult insenere ja disainereid kõik kaasatud. Ja 90. aastal tuli siis LS 400 välja, mis on esimene generatsioon. Legendaarselt ongi maailma parim auto. Sellega ma ei ole sõitnud. See, kus me praegu oleme, LS 460, see on siis just kui 3. generatsioon. 2000-ndatel tuli teine generatsioon LS 430 4,3 liitrise mootoriga ja LS 400 oli 4 liitrise V8 mootoriga. Sellel on siis 4,6 liitrit juba. Et LS-id on pika ajalooga ja see LS 400, ma ütleks, et panigi võib-olla Lexuse sellisele eduloole alguse. Ja miks minule Lexus meeldib? On see, et mina ei ole mehaanik, mina ei tea mootoritest, ma ei oska ise neid parandada. Aga Lexus on ju põhimõtteliselt Toyota, et Toyota on töökindel, seda ei pea parandama. See muidugi ilmselt ma hakkan oma sõnu siin sööma, aga selle põhimõtte järgi mina valin Lexuse. Ja nagu ma ütlesin, siis minu esimene oksjonilt kogemata ostetud IS200 oli siis minu armastus Lexuse vastu, sealt sai see alguse. Ja no te ei kujuta ette, mis seal tollel Lexusel ma kaevasin sumparist välja mingisuguse surnud looma või mingisuguse pornostaari paruka. Ma panen siia pildi ka juurde sellest. Aga sõiduomadustelt praegu ta sõidab küll nagu täiesti Aladini vaip minu arust. Et kuigi meil on siin see õhkvedrustuse hoiatus ees ja ma tean ka eelmiselt omanikult, et esimesed õhkvedrud on vahetatud Arnottide vastu, mis ei ole originaalosa, aga on just kui teisel kohal nii-öelda. Et võib-olla sellepärast on see hoiatus siin ees, et ta kuidagi ei loe ära seda. Mingi sportauto see kindlasti ei ole, ma juba täiega tunnen selle auto raskust. 280 kilovatti on siin, ilmselt puudu ei jää mööda sõitudeks. Testime pidureid. Vaat pidurid kakuvad kuidagi väga jõhkralt. Nii, siin me siis olemegi,
mis sa uue autoga ikka teed, kui lähed kohviringile. Aga põhimõtteliselt on siis niimoodi, et siia kanalile hakkavad tulema videod. Teeme sellest videoseeria. Läheme kõik seiklusele. Ossid auto, mitte midagi autodest ei tea. V8 mootor, õhkvedrustus, juba nägime siin igasuguseid tulukesi põlemas. Sõiduomadused olid ka sellised, et ümber keerates tundus, et justkui ka taguratta keeramine oleks, et midagi on seal kahtlast. Aga võtan teid kaasa, vaadake, jätke siia alla kommentaar, mida te soovitate teha, kuhu soovitate minna, kuidas tuunida, mis iganes mõtteid teil tekib. Ja järgmine osa peaks meil olema siis Lexus Tallinna esinduses. Viime ta mehaanikule ülevaatamiseks. Anname auto ära ja siis selgub alles tõde, et saame teada, mis siin kõik viga on ja kui palju see kõik ka maksma läheb. Ei taha teadagi. Igatahes selline oli meie tutvustus ja vaatame, mis saab. Tšau!